Eelimis. Tore on teid näha. On puhas rõõm siin olla ja ma muidugi tänan selle võimaluse ja kutse eest pastor Oolius ja Mariana teid ja selle võimaluse eest olla siin. Ilmselgelt te olete informeeritud sellest, et siin meil käivad mingid protsessid, aga sellest kõigest me saame siis juba rääkida nii-öelda õigel ajal ja kindlasti saame rääkida palju rohkem. Täna ma olen siin küll mitte külaline, kaugeltki ma ei tunne ennast külalisena, aga ma tunnen koos oma kalli abikaasa Mairega, et me oleme osa teist. Isegi kui kõik ei ole veel lõplikult paigas ja vormistatud, aga eks need protsessid lähevad just täpselt nii, nagu Jumal neid tahab. Ja see on ka meie väga suur igatsus, et Jumala parim võiks sündida, nii nagu me täna ülistuses laulsime, et Jumala tahe võiks sündida. See on meie igatsus ja ma usun, et see on ka see, mis meid ühendab. Ja tegelikult ka selle Jumala tahtega on veel üks huvitav asi, et isegi kui meil võivad olla mingisugused võib-olla erinevad vaated mingitele asjadele, siis see, mis meid ühendab, ongi Jumala otsimine, see, mis meid ühendab, ongi, et tema tahe võiks sündida. See on meie kõige suurem igatsus. Ja mul on tõesti väga, väga suur rõõm, et me oleme mingisuguses sellises protsessis, millest veel mõni aeg tagasi meil endil Mairega kindlasti ei olnud aimu ja ma ei oska teie kohta öelda, aga ma olen pigem tajunud, et see kõik on teie jaoks ka pigem selline uus ja uudne olukord, mis on tekkinud, aga selle kõige keskel kuidagi me tajume, et Jumal midagi teeb. Ja me püüamegi sellest nüüd aru saada ja sellest tema parimas ka edasi järgmisi samme teha. See on täitsa kohe kindlasti nii. Nii et mitmetega teist me oleme varem kuskil kohtunud ühel või teisel viisil. Eestimaa ei ole nii suur, Tallinn ka ei ole nii suur, kui ta alguses paistab ja selles suhtes ka kristlaskond Eestimaal. Ikkagi valdavalt, kes on natukenegi aega juba Kristusega koos käinud ja koguduse eluga ka olnud seotud, siis ikkagi vähemal või rohkemal määral me üksteist teame. Mina olin Ooliusega koos piiblikoolis, Nelipühi kiriku piiblikool Suurupis, õieti algas küll Sakus, aga me olime esimese lennu õpilased aastatel 1992 kuni aastal 1993. Nii et see oli aastane päevane piiblikool ja tegelikult mina küll julgen öelda, et minu selline vaimulik elu ka teenimine just sealt sai nagu tiivad. Et eks me jõuame rääkida rohkem tuttavamaks saada ja neid lugusid, mida Jumal kõik on elus teinud üle nende 30 aasta, neid on väga-väga palju. Me oleme Mairega kogenud erinevaid Jumala imesid ja Jumala juhtimist ja selles mõttes ka selle pealt, mida Jumal on siiamaani teinud, meil on nagu usk ja usaldus tema vastu, et ka nüüd siit edasi tema siis näitab teed, eks ju. Ja eks see ongi üks sellisega, kuidas öelda, pikaajalise usuelu üks selliseid, kui öelda boonus või niisugune nagu hea asi, et kui sa nagu õpid Jumalat tundma oma teedel, siis sa nagu õpid teda aina rohkem usaldama, sa näed, mida ta teeb, sa koged tema kätt oma elus ja siis sul on ka see usaldus, et ta siit viib edasi. Nii nagu ta tõi meid siia, nii ta viib meid siit ka edasi. Minu sõnum täna mul on üks sõnum ka, mida ma tahan öelda ja selle sõnumi pealkiri on, ütlen isegi ennem veel seda, et muidugi tulles niimoodi esimest korda siia teie keskele, tahaks ju kõik ära öelda, mis üldse võiks öelda, aga see on võimatu. Nii et selles mõttes kõike ei saa öelda ühe korraga, kaugeltki mitte. Aga minu sõnumi pealkiri täna hommikul on, et meie patt on suur, aga Jumala arm on suurem. Ma ei tea, kui palju te olete tuttavad sellise kirjanikuga keskajal, Dante, keskaja kirjanik, Itaalia kirjanik, on kirjutanud sellise triloogia või 3-osalise teose. Ja selle teose üldpealkiri on Jumalik komöödia. Ja see teos koosneb 3 osast. Esimene osa on ta nimetanud põrgu.
teist osa nimetab ta purgatoorium või siis puhastustuli eesti keeles ja kolmas osa on paradiis. Ja ta oli siis Itaalias kirjanik 13.–14. sajandil ja selles teoses või triloogias ta põhimõtteliselt viib lugeja alates põrgust kuni paradiisini välja. Esimeses osas ta kirjeldab põrgut. Ja ta alustab selle põrgu kirjeldamisega põrgu kõige kaugematest nurkadest. Ja esmalt isegi võib tunduda, nüüd see on siis nagu niisugune tema teose kirjeldus, esmalt võib tunduda, et see põrgu polegi nii jube koht. Kuid minnes sügavamale ja sügavamale põrgu lõplikesse või nendesse viimastesse sügavustesse leiab lugeja eest kõige pimedama koha põrgus. Ja selles kõige pimedamas kohas seal põrgus on ennast sisse seadnud kurat. Ja siis Dante kirjeldab kuradit. Kuradit, kellel on 3 suud, mis järavad või närivad kõik 3 kõige hullemat patust ajaloos. Ja üks Dante arvates nendest 3 patusest on Juudas. Juudas, kes salgas Jeesuse. Oma teose 3. osas jõuab Dante paradiisi, taevasse. Ja loomulikult taevas on kohal ei keegi muu kui Peetrus ise. Tema on kõige suurem pühak taevas. Kui te olete kuulnud anekdoote siis taevast või ka Peetrusest, siis tihtilugu need on kõik omavahel seotud. Peetrus on taeva uksel ja tema seal siis midagi sehkendab ja sätib, eks ole. Ja need anekdoodid taevast tihtilugu nagu tegelevad Peetrusega. Niisiis Dante teoses ühelt poolt Juudas on kõige suurem patune ja kõige suurem pühak on Peetrus. Ja ka rahva pärimuses või ütleme sellises rahva sellises keelekasutuses ja ka selliste erinevate kujundite kasutuses tihti ongi nõnda, et Juudast me peame kõige suuremaks patuseks ja Peetrus on kõige suurem pühak. Juudas ja Peetrus. Täna on ülestõusmise aja teine pühapäev. Eelmine pühapäev me tähistasime Kristuse ülestõusmist. Enne seda meil oli palmipuude püha, me mõtlesime sellele Jeesuse kannatusele ja kõigele. Elasime vahepeal läbi suure reede, vaikse laupäeva. Aga need 2 Jeesuse jüngrit, ka selles Jeesuse kannatusloos on nendel 2 jüngril nagu väga kaalukas roll. Need mõlemad tegelased, Peetrus ja Juudas, tulevad selles Jeesuse kannatusloos nagu hästi jõuliselt ja tugevalt esile. Üleüldse, kui te õpite mind rohkem tundma, siis ma olen inimene, kes väga armastab piiblit ja ma väga armastan piibli tegelaskujusid. Ma armastan piibli inimesi. Ja ma armastan nagu õppida neid tundma inimestena selles Jumala loos. Ja kuidas Jumal ka nende ebatäiuslikkuses kohati ja kohati ka nende inimlikkuses ometigi ta nende elus tegutseb ja kuidas Jumal sellest kõigest nagu esile tuleb ja kuidas Jumal saab tegelikult kogu au. Piibel on üks kõige ausam nõnda nimetatud pühakiri, mida üleüldse maailmas tuntakse, selles mõttes, et piibel on sündinud elust ja siin on väga, need tegelased ja need karakterid piiblis on väga elulised inimesed. Need ei ole välja mõeldud inimesed, see ei ole välja mõeldud lugu. Piibel ja piibli tekst valdavalt on sündinud elu keskel. Need 2 erinevat meest. Nad mõlemad olid Jeesuse jüngrid ja ometigi 2 erinevat saatust. Kui me ühelt poolt imetleme Peetrust ja mõistame teiselt poolt hukka Jeesuse või Juudase, siis ometigi, kui me nende mõlema elu natukene lähemalt tundma õpime, siis me avastame üsna kiiresti, et nende elus oli väga palju sarnasust. Kui mitte peaaegu kõik ei olnud üsna sarnane. Ja palju rohkem sarnasust kui erinevusi, välja arvatud nende elu lõpp. Ma tahan mõned punktid tuua välja, mis puudutab nende 2 mehe nagu sarnasusi.
Juudas ja Peetrus on mõlemad mehed, kes on valitud Jeesuse meeskonda. Jeesuse meeskonda ei saanud keegi, kes ise tahtis. Jeesus valis. Ta kutsus omale jüngrid ja Peetrus ja Juudas olid nende hulgas. Nii et esiteks nad olid valitud Jeesuse meeskonda Jeesuse enda poolt. Teiseks, mõlemal, nii Juudal kui Peetrusel, olid sarnased tingimused ja võimalused Jeesuse meeskonnas. Võiks isegi öelda, et nad mõlemad olid nagu selles mõttes mõjukad tegelased Jeesuse nõnda nimetatud populaarses meeskonnas või liikumises. Kes oli Juudas? Tänapäeva keeles me võiksime ütelda, et Jeesuse liikumises Juudas oli finantsdirektor, raamatupidaja vähemalt. Tema korraldas kogu Jeesuse liikumise rahaasju ja majandusasju. Mitte igaüks ei saa finantsjuhiks. Te olete nõus? Ei ole nii, et sa astud kuskile sisse mingisugusesse asutusse ja ütled, siin ma olen ja ma tahaks teie rahaasju korraldada. Eks ole, mis näitab, et tegelikult pidi olema Juudase vastu mingisugune usaldus. Kas tal oli mingi ettevalmistus või mitte, me seda ei tea ja see polegi isegi niivõrd oluline. Aga mida me teame, et evangeelium annab meile aimu sellest, et tal oli selline vastutusrikas roll. Ja sellest ütleb Johannes evangeeliumi 13. peatükk 29. salm. Niisiis, Juudas tegi karjääri. Me ei tea, milline ta staatus ennem ühiskonnas oli, aga Jeesuse liikumises korraga tal oli üks positsioon. Peetrus oli samuti osa sellest populaarsest Jeesuse liikumisest. Temast me teame rohkem, ta oli ennem kalamees. Aga Peetruse puhul me saame ka üsna kiiresti teada, kui me natuke tema elulugu uurime läbi evangeeliumite, me saame üsna kiiresti aru, et Peetrus kuulus Jeesuse siseringi. Et kui Jeesuse üldine see jüngrite hulk oli 12, siis aeg-ajalt Jeesus võttis mõned nendest endaga kaasa, kui tal oli mingisugune oluline sündmus ja kõik ei saanud igale poole kaasa. Aga Peetrus oli igal pool asjadele väga ligidal. Kus oli Jeesus, seal oli Peetrus platsis. Üsna tõenäoliselt Peetrus teadis Jeesuse nii-öelda asjadest mõningal määral rohkem kui teised jüngrid. Niisiis, mõlematel olid võimalused Jeesuse meeskonnas tegutseda, panustada ja selles mõttes karjääri teha, kui niimoodi rääkida. Kolmandaks, nii Juudas kui Peetrus nägid Jeesuse imesid ligidalt. Nad nägid, kui Jeesus palve või sõna peale või mingisuguse konkreetse teo peale inimesed sõna otseses mõttes said päriselt abi ja päriselt nende elud muutusid. Ja kui me natuke õpime tundma Jeesuse tegevust, kuidas ta oma jüngritega koos toimetas, siis seal oli hetki, kui ta läkitas välja oma jüngrid tegema imesid. Üsna tõenäoliselt Peetrus ja Juudas olid osa imedest ja nad nägid imesid, mida Jumal tegi ka läbi nende. Sest me näeme mitmeid viiteid sellele, et jüngrid käisid ja tegid ka imesid. Neljandaks, mõlemad mehed olid seotud, olid Jeesuse poolt, nagu Jeesuse ütluse põhjal, olid seotud saatanaga. Kujutad ette, Jeesuse jüngrid, mõlemad, Jeesusele üsna ligidal, olulised isikud ja mõlemaid Jeesus seostab saatanaga. Mattuse evangeeliumi 16. peatükis 21. salmis kuni 23. salmini Jeesus ütleb Peetrusele, tagane minust saatan. Kujutates ette, Jeesus samastab Peetruse konkreetset ühte ütlust või tegevust, seostab sedega, et Peetrus esindab saatanat. Kujutad ette, kui keegi ütleks sulle nii, et kuule, see, mis sa praegu ütlesid või see, mis sa teed, see on saatan. See on väga karm, eks ole. Ja samuti öeldakse meile ka Juuta kohta. Luuka evangeeliumi 22. peatükis 3. salmis, saatan läks tema sisse. Eks ole, see oli ülemises toas, kui Jeesus oli viimast korda oma jüngritega koos ja siis öeldakse meile, et Juudas oli ka seal, sai sellest leivast ja karikast osa ja peale seda saatan läks tema sisse. Niisiis mõlemad olid seotud saatanaga. Ja viiendaks,
Nad mõlemad keerasid Jeesusele selja. Mitte ainult Juudas ei keeranud Jeesusele selga, kes siis on seal siis saatana hammaste vahel võrgu kõige sügavamas augus, tante alusel, vaid Jeesusele keeras seljaga Peetrus, keda me peame pühakuks ja nii-öelda taeva värava hoidjaks rahvakeeles. Juudas reitis Jeesuse ja tegelikult reitis Jeesuse samamoodi Peetrus. Ta ütles, ma ei tunne seda meest. Ja peale selle ta mitte ainult ei ütelnud seda, vaid peale selle ta veel needis. Kujutate ette? Ja see juhtus, see mida Peetrus tegi, juhtus sellel hetkel, kui Jeesuse elus oli kõige raskem aeg, kui ta oli ülempreestri õues. Ta oli täiesti inimeste meelevallas, muidugi isa tahtel, oma isa taevas isa tahtel, aga inimlikult ilmselgelt see oli üks kõige raskem hetk Jeesuse elus. Ja seal mees, kes on olnud talle nii lähedal, ütleb, et ma ei tunne seda meest ja neab. Juudase kohta me loeme ja nüüd ma tahaks lugeda ühe teksti kõigepealt. Matteuse evangeeliumi 27. peatükk, salmid 3-5. Matteuse evangeelium 27, salm 3 ja edasi. Kui siis tema reetja Juudas nägi, et Jeesus oli mõistetud surma, kahetses ta ja viis ta need 30 hõberaha ülempreestritele ja vanematele tagasi öeldes, ma olen pattu teinud, olen süütu vere ära andnud. Nemad aga vastasid, mis see meie asi on, vaata ise. Ja visanud hõberahad templisse maha, Juudas eemaldust läks ära ja poos enese üles. Vahel see kuvand, mis meil Juudasest on, et Juudase lõplik läbikukkumine oli seisnes selles, et ta andis ära Jeesuse. Loomulikult Jumala kõike teadlikkuses, Jumal teadis, et see juhtub nii. Eks ole, et Juudas salgab Jeesuse või reedab ta, annab ta ära ja nii-öelda vahetab Jeesuse raha vastu, eks ole. Siis tegelikult ka, kui me nagu seda kogu sündmust vaatame nii Juudase kui Peetruse nagu selle tulemuse läbi, siis me tegelikult näeme, et Juudase probleem ei olnud ainult see, et ta andis Jeesuse ära, aga ka see, et ta enam ei leidnud korraga lootust. Ta oli ära andnud nii-öelda kellegi, muidugi kahtlemata ta andis ära Jumala. Jeesus mitte ainult ei olnud inimene, vaid Jeesus oli samal ajal Jumal. Aga Juudase põhiprobleem tegelikult oli selles, et ta enam ei leidnud lootust. Minu sõnum täna on, et meie patt on suur, aga Jumala arm on veel suurem. Viitab tegelikult sellele, et ükskõik kui suurt pattu või kui suurt eksimust me ka oma elus ei oleks teinud, Jumala arm on alati suurem. Aga ta ei näinud enam Jumala alastust ja Jumala andestust. Loeme Peetruse kohta. Ja Peetruse kohta ma tahan lugeda siis Matteuse evangeeliumi 26. peatükist üks peatükk ettepoole ja 26. peatükist me loeme siis salmid 69-75. Ja siin on ka siis pealkiri, selle lõigu pealkiri, Peetrus salgab Jeesuse. Peetrus istus aga väljas õuel ja ta juurde astus üks teenija tüdruk ja ütles, ka sina olid galilealase Jeesusega. Aga tema salgas kõigi ees, ma ei mõista, mida sa räägid. Kui ta aga läks värava poole, nägi teda teine teenija tüdruk ja ütles neile, kes seal olid, tema oli naatsaretlase Jeesusega. Ja taas salgas ta vandega, ma ei tunne seda inimest. Üsna varsti ütlesid aga seal viibijad Peetrusele ligi astudes, tõesti, ka sina oled üks nende seast, sest su kõneviiski annab su ära. Siis hakkas ta hirmsasti sajatama ja vanduma, ma ei tunne seda inimest, ja kohe laulis kukk. Ja Peetrusele tuli meelde, mis Jeesus oli öelnud, enne kui kukk laulab, salgad sa minu 3 korda ära, ja sealt lahkudes puhkes ta kibedasti nutma.
Need 2 lõiku, üks Juudasest ja teine Peetrusest, lõpevad erinevalt. Mõlemad reetsid ja salgasid Jeesuse. Aga ühe lõpp oli see, et ta läks ja poos enese ülesse, ja teise lõpp oli see, et temast sai tegelikult kiriku ajaloo üks suuremaid nii-öelda sambaid varakoguduses. Temast sai kiriku juht, põhimõtteliselt üks Jeruusalemma koguduse rajajaid. Kui me vaatame, mis 4 pühapäeval toimus, siis see, kes seal kõnet pidas ja sõna võttis, see oli Peetrus. Ja hiljem me loeme seda, kuidas ta läks Korneliuse kotta ja kuidas püha vaim langes tema kuulutuse peale. Ühesõnaga me näeme teda kui meest, kelle Jumal täielikult taastas ja andis talle ühe väga olulise võtmerolli varakirikus. Nii et selles suhtes nendel oli väga palju sarnasusi, nagu me rääkisime. Aga tegelikult, kui me nende lõppu vaatame, siis me näeme, et nende lõpp oli täiesti erinev. Ja see ongi see, miks me täna nendest räägime. See Peetruse salgamine lõppes sellega, et ta läks sealt ära ja ta nuttis. Mis toimub ühe inimesega, kes nutab? Me võime nutta rõõmust, rõõmupisarad, eks ole, midagi läks nii hästi, et lihtsalt pisarad voolavad selle kõige peale. Eks ole, selline emotsionaalne reaktsioon. Aga me võime ka olla täiesti pisarates oma murtusega. Mingi asi on läinud nii valesti, midagi on läinud nagu nii halvasti, et sõna otseses mõttes see murrab meid maha. Ja meie nagu keha ei oska teistmoodi reageerida, kui me lihtsalt purskame pisaratesse. Eks me kõik oleme emotsioonidelt erinevad ja me reageerime ka sellistele emotsionaalsetele hetkedele erinevaid. On inimesi, kes peaaegu ei nuta üldse või väga harva, nendel tuleb pisar silma. Ja on inimesi, kellel nagu mitte võib-olla kogu aeg, aga ütleme niimoodi, et sõna otseses mõttes kraanid on lahti. Ja jälle tuleb nagu pisar ja mingi asja peale, mingi liigutav hetk või mingi emotsionaalne moment, eks ole. Ja selles suhtes mina kaldun ka aeg-ajalt pigem sinna. Et kui ma nagu tajun midagi niisugust emotsionaalset, siis mul ei ole pisarad nagu võõrad. Aga Peetrus läks välja ja nuttis. Peetrus murdus. Kuni selle ajani ta oli suhteliselt ennast täis tüüp. Ta ei tegija. Ja see Jeesuse liikumises olemine ja Jeesuse ligi olemine oli võib-olla andnud veel hoogu sellele juurde. Tal oli arvamus iga asja kohta. Kui me õpime Peetrust läbi evangeeliumite tundma või läbi Jeesuse nagu elu maa peal, siis me väga kiiresti saame aru, et Peetrus nagu oli sõnakas. Ta võttis sõna, ta arvas asjadest, eks ole. Ja selles mõttes, mitte et see halb on, see ei ole halb, kaugelgi sellest. Aga vahel me ei märka, et selline nagu arvamine iga asja kohta ja niisugune nagu sehkendamine tegelikult ei ole see, mida Jumal nagu tahab või vajab. Vahel see võib olla hoopis tee peal ees sellele, mida Jumal tahab teha. Sest et meie ütleme, meie arvame, meil on oma veendumused, kuidas asjad peavad olema. Ja me nagu ei ole painutatud või me ei ole nagu alandunud sellele, et Jumal, mida sina tahad? Me ei kuule seda Peetruse suust kogu selle evangeeliumite teksti jooksul. Me ei näe seda, et Peetrus oleks selliselt nagu mõelnud. Aga tal oli ikka oma arvamus. Ja ta isegi püüdis Jeesust paika panna. Lõpuks ta oli isegi valmis ja ütles Jeesusele, kui sina pead surema, siis hoidku Jumal selle eest, ma lähen ise suren sinu eest. Kui te teete? Nagu päris nagu tugev seisukoht. Vaevalt on inimest selles maailmas, meie hulgas samamoodi, meie vaatajate hulgas, kes ei oleks kunagi Jeesusele selga pööranud. Me kõik oleme seda ühel või teisel viisil oma elus teinud. Kas me oleme tahtlikult teinud või me oleme seda teinud tahtmatult? Isegi Paulus tegi seda. Ja sellepärast Paulus ka Rooma kirjas ütleb niimoodi 3. peatükis 23. salmis, sest kõik on teinud pattu ja on Jumala aust ilma, uues tõlkes ütleb ilma Jumala kirkusest. Aga kõik mõistetakse õigeks tema armu läbi päris muidu lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Enne kui ma täna lõpetan, mul on 2 punkti, mille juures ma tahan peatuda.
ja esimene punkt on see, mis on mu jutluse pealkiri. Patt. Ükski patt pole kunagi suurem, kui on Jumala arm. Jumala halastus on alati suurem kui ükskõik milline meie läbikukkumine või meie probleem, meie tahtlik või tahtmatu eksimus. Jumala arm on alati suurem. See on saatana kõige suurem vale, et sinu patt on suurem kui Jumala andestus ja pääste. Kurat tahab alati, kui midagi on läinud valesti, ta tahab pöörata tähelepanu sellele asjale, mis juhtus, ta tahab pöörata tähelepanu meile ja näidata meile näpuga, millised me oleme. Aga püha vaim tahab alati juhatada tähelepanu Jumala armule ja Jumala päästele, nagu Paulus ütleski, ning meid mõistetakse õigeks tema armust täiesti muidu. See tähendab, et patu andestus või andestus oma elus, me saame selle Jumala käest vastu võtta päris muidu, aga me peame tahtma seda vastu võtta. Saatan on vendade süüdistaja. Ta on pealekaebaja ja Ilmutuse raamatu 12. peatükis Johannes ütleb niimoodi: ja ma kuulsin suurt häält taevast. Nüüd on käes pääste ja vägi ning meie Jumala kuningriik ning tema Kristuse meelevald, sest välja on heidetud meie vendade süüdistaja, kes süüdistab neid Jumala ees ööl ja päevad. Vendade süüdistaja. Saatan ei süüdista ainult meid, vaid saatan püüab ka teha seda veel nii, et ta näitab kedagi teist meile, kes siis ei ole see või too või kuidas ta peaks olema. Eks ole, ja selles võtmes tema ülesanne või tema plaan on panna kogu tähelepanu meie peale ja panna meie tähelepanu ära Jumala pealt ja selle pealt, mida Jumal on teinud. Ja nüüd see tekst Ilmutuse raamatus ütleb, et saatan on välja heidetud, mis tähendab, et tal tegelikult ei ole enam meelevalda. Nõnna, kui me oma puudulikkuses, oma eksimustes tõstame pilgu Kristusele, saatanal enam ei ole meelevalda. Nõnna, kui me paneme tähelepanu oma eksimusele või mingile asjale, mis on valesti olnud või on valesti isegi täna, siis meie tähelepanu ongi selle peal. Ja siis ta saabki meid süüdistada. Jeesus suri selleks, et osta meid vabaks patuneedusest ja see tähendabki seda, et just nimelt siis, kui me tõstame oma pilgu ristile, kui me tõstame oma pilgu Kristusele, siis tegelikult saatanal enam ei ole meelevalda. Aga just nimelt Juudas seal lihtsalt langes täielikku masendusse, langes täielikku lootusetusesse ja ta läks ja poos ennast ülesse. See on, mida teevad inimesed, kes on kaotanud selles maailmas lootuse, kes enam ei näe, et elus on midagi võimalik. Ja meie Kristuse kogudusena tegelikult oleme kutsutud kuulutama lootust, mis on Kristuses, Jeesuses meile valmis pandud ilma hinnata ja me võime tulla ja võtta seda vastu. Kingitusena, avada oma südame ja võtta vastu andestus. Nii Peetrus kui Juudas olid reetnud Jeesuse, kuid Peetrus leidis andestuse. Teine asi, mida ma tahan lühidalt enne, kui ma lõpetan, mille juures tahan peatuda, meeleparanduse eesmärk on tuua meid pühast vaimust kantud usuelu juurde. Ma juba mainisin seda korraks, aga Peetrus oli üks paras frukt. Ta oli niisugune tugev, jõuline isik. Ja Jumalale meeldivad sellised. Ei ole üldse kahtlustki, Jumalale meeldivad. Ta ei oleks muidu saanud võtmetegelaseks varakoguduses, kahtlemata. Sest et selliste isikute peale saab midagi ehitada. Nad kannavad nende vaimsed või sellised ka nagu need omadused ja need võimed võimaldavad selle peale midagi rajada. Ja nüüd me näeme siin, et tegelikult Peetrus ka selles oma isikupärast tegelikult vajas ühte muutust. Ja ta vajas nimelt sellist muutust, kus tema Jeesuse järgimine muutub tema kesksest, tema jõust, tema arvamisest, tema tahtest, muutub usueluks, mille võtab üle püha vaim. Ma tihtilugu kirjeldan seda nagu sarnasel viisil ja mõtlen ka sellele nii, et on inimesed, kellel on nagu väga tugev tahe. Nad suudavad mingid asjad nagu läbi viia, läbi suruda ja kõik me ei ole sellised. Me oleme erinevad.
eks ole, ja selles mõttes Peetrus oli selline isik ja selles mõttes ka Jumal pidi ühe operatsiooni tema juures tegema. See operatsioon seisnes selles, et just nimelt tema see hingeline, tema see inimlik Jumala teenimine, et see muutuks pühast vaimust kantud teenimiseks ja pühast vaimust kantud usueluks. On väga suur vahe, kas me elame oma usuelu oma jõust, oma pingutusest, ma pingutan, ma pean, ma sunnin ennast, ma nüüd võtan ennast kätte. Ma olin noor mees, ma olin nii-öelda sellises keskkooli ajal ja peale seda ma olen kasvanud kristlikus kodus, aga ma olin Jumalast eemal. Selleks olid erinevad põhjused, miks ma sinnamaani jõudsin, ma olin Jumalast eemal ja ma ei suutnud isegi tollel ajal, kui ma pidin keskkooli lõpetama, ei suutnud seda lõpetada. Lõpuks lõpetasin Tallinnas Õhtu kooli. Tänu Jumalale selle eest ja ma olen väga-väga tänulik oma teekonna eest, aga selles suhtes ka ikkagi need olid niisugused ajad, kus ma mõtlesin, et ma saan hakkama ilma Jumalata. Ja siis ma mäletan, kui mu elu muutus, siis üks minu väga hea sõbra ema töötas Saue küla nõukogus tollel ajal laagris, nüüd on seal Saue vallavalitsus ja siis tema nägi mind ja ütles, Ago, ma vaatan, et sa oled ennast kätte võtnud. Ja siis ma ütlesin, et tead, las ma räägin sulle nüüd ausalt, et kui ma andsin oma elu Jumalale, ma ei ole ühtegi pingutust teinud enda poolt, et oma elu muuta. Aga see, mis toimus, ma ütlen täielikult, et see oli Jumal, kes kohtus minuga ja minu elu muutus nagu totaalselt. Jumal põhjustas seda ja selles suhtes on väga suur vahe. Üks asi on tulla Jumala juurde, aga ka vahel meie usuelu jooksul me võime nagu hakata selliselt nagu inimlikult Jeesust järgima ja sellise pingutusega ja nagu raskusega ja niisuguse sunniga, ennast võib-olla piitsutades ja pingutades. Jeesus ütles niimoodi, et mina olen tulnud tooma teile elu ja seda ülirohkesti. Apostel Paulus ütleb, et Jumala riik on rõõm, rahu ja õigus pühas vaimus. Et Jumal hakkab kandma seda. Ja kui me olime mõni päevad tagasi siin, istusime Oljus ja Marianaga koos ja rääkisime ja nad andsid meile mõned materjalid kaasa ja lugesime kodus Eelimi koguduse ajaloost, siis see, mida Jumal on siin teinud, see on täiesti pühavaimu töö olnud, eks ole, ja mina üldsegi ei arva, et täna see siin ei ole pühavaimu töö ja see, mis saab olema, ma olen täiesti kindel, et pühavaim tahab siin jätkata ühel võimsal ja imelisel viisil. Aga selles mõttes just nimelt, et püha vaim võtab selle asja ja püha vaim teeb seda. Ja meie järgime pigem seda, mida tema tahab, et me teeme ja järgime tema kutset ja tahame seda parimat teha, et anda ennast Jumala kätte. Ja selles suhtes me näeme ka, et Peetrus, kui ta lõpuks saab selliseks viljakaks tööriistaks Jumala käes, me ei näe Peetruse puhul enam selliseid nagu niisuguseid, ma ei tea, järske paika panemisi ja ütlemisi ja olemisi. Me pigem näeme, et temast on saanud üks imeline Jumala tööriist, keda Jumal kasutab 4 pühipäeval ja sealt ka edasi. Me näeme, et Peetruse patud, tema läbikukkumine, tema Jeesuse reetmine ei olnud mitte määrav, vaid tegelikult määrav oli just nimelt see, et ta avas oma südame, ta lasi ka sellel väga raskel momendil tegelikult ikkagi Jumala armul ennast taastada. Jeesus tuleb tema juurde pärast ja küsib 3 korda, kas sa armastad mind? Ja tegelikult me näeme seda Peetruse murtust. Ta ütleb, issand, sina tead. Ta isegi ei julge öelda, kas ma armastan. Eks ole, enam ei ole seda isekust, enam ei ole niisugust jäikust, on pehmus, on õrnus, on selline avatus ja paindlikkus ja me näeme, et see mees on täiesti muutunud. Kallid sõbrad, ärme pane halvaks neid hetki meie elus, kus me oleme nagu tundub, nagu me oleks kuustangide vahel või mingis keerulises olukorras. Jumal teeb oma tööd meie juures. Ka nendel madalatel hetkedel ja me vahest ei tea, mis võib olla tema lõppeesmärk meie eludega ja kuidas ta tahab meid võtta ja kasutada, aga enne seda on vaja midagi muuta. Nii et selles mõttes usaldame Jumalat ja ma tahan lõpetuseks lugeda selle Jeesuse sõnad Markuse evangeeliumi 8. peatükist. 8. peatükk ja salmist 34.
ja Jeesus kutsus rahva hulga koos jüngritega enese juurde. See on siis salm 34, Markuse evangeeliumi 8. peatükk. Enese juurde ja ütles neile, kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle. Sest kes iganes tahab päästa oma elu, see kaotab selle. Aga kes iganes kaotab oma elu minu ja evangeeliumi pärast, see päästab selle. Nii et Jumala eesmärk mõnes mõttes võiks öelda meiega ei ole ainult see, et me saame rohkem elusamaks, vaid mõnes mõttes Jumala eesmärk meie elus on ka see, et me rohkem annaksime ennast talle üle. Et Jumal meie sees pääseks nagu välja, eks ole, et vahest ka pärast seda, kui me oleme saanud päästetud, loomulikult püha vaim tuleb meisse elama, aga vahest see inimlik koorik hoiab nagu selle püha vaimu meie sees vangis ja see koorik peab murenema. Selleks, et püha vaim pääseks välja. Elava vee jõed pääseks välja, nagu Jeesus ütleb, et need voolavad igast ühest, kes usub. Nii et Peetrus murdus, parandas meelt ja temast tuli üks võimas koguduse juht. Juudas jäi oma läbikukkumise juurde ja tema lõpp ei ole kellelegi eeskujuks. Tõuseme palun üheskoos. Isa taevas, milline rõõm, milline eesõigus, milline privileeg see on, et me võime täna hommikul tulla sinu sõna juurde ja näha ja õppida sellest, kuidas sina oled tegutsenud erinevate inimeste eludes. Ja ka kui nagu ausalt ka sinu sõna näitab meile ka neid valikuid, mida me ei peaks võtma eeskujuks. Me täname sind, issand. Et tõesti, sa mitte ainult ei näita meile Peetrust selle ideaalina, aga sa näitad meile ka Juudast ja tema valikuid, mis viisid tema elu lõpetamiseni tema enda poolt, sest et ta enam ei näinud lootust. Ta nägi, et see koorem, mille ta on oma kaela tõmmanud, on lihtsalt nii ränk. Jumal, ma palun, et mitte keegi meist ei langeks sellisesse olukorda, mitte kunagi. Issand, ja isegi kui me oleme langenud sellisesse olukorda, siis kui meil ei ole usku sirutada sinuni, siruta sina meieni. Tule ja kohta meid siis, ka nendel pimedamatel hetkedel, kus meil ei paista valgust ja kus me ei näe seda. Isa, ma tänan sind Peetruse eest, me täname sind tema eeskuju eest, tema teenimise eest. Ja Jumal, ma palun, et ka siin selles koguduses võiks palju Peetruseid tulla sinu risti alla, palju Peetruseid kohtuda sinuga, palju selliseid mehi ja selliseid naisi, kes võib-olla täna ka erinevatel elualadel on püüdnud omale teed teha ja leida oma õnne. Aga issand, kes ei ole leidnud tõelist rahu ja õnne sinus, võiksid siin kojas kohtuda sinuga. Isa, me palume seda, isa, me igatseme seda. Isa, Eestimaa on täis Peetruseid, on täis ka juudaid. Aga Jumal, me ei palu mitte juuda pärast sellepärast, milline on tema lõpp, aga sellepärast, milline võimalus ka temal oli. Ja issand, millist võimalust sa annad tegelikult igale inimesele. Tänu sulle. Ja isa, me täname sind selle eest, et ka selle üles tõusmise ajal me võime tõesti rõõmustada sellest, issand, et sinu risti surm ja sinu üles tõusmine on midagi sellist, mida sa pakud igale ühele meist. Ja mitte ainult meile, neile, kes on kuskil eemal sinust, aga ka meile, kes me usume sinusse. Ka meie vajame jätkuvalt tõsta oma pilgu sinule. Ka meie vajame jätkuvalt oma puuduste, oma inimlikkuse, oma ümbritseva maailma ebatäiuslikkuse pealt tõsta oma pilk sinule, Jeesus. Ja sinult tuleb meile lootus. Sinult tuleb meile arm ja sinult tuleb meile kõik, mida me vajame ka sellel järgneval nädalal, kui oma töökohtadele läheme, oma elukohtadesse läheme, oma pere keskele. Issand, ka sinu lastena me võime seal elada lootuses, isegi kui olukorrad vahest on lootusetud. Me võime elada lootuses sellepärast, et meie lootus ei pärine olukordadest, vaid see pärineb sinult. Tänu sulle, mitte ainult andestus, aga Jumal, ka sinu arm, sinu tugevus, sinu tarkus, sinu jõud, mida me ikka vajame jätkuvalt oma elus iga päev, see tuleb ka sinult. Tänu sulle selle eest.
tänu sulle ja tee meist igast ühest sinu sellised tööriistad, nagu sa tegid Peetrusest, meie kohtades ja paikades, kus me teenime, kus me oleme, kus me elame, kus me töötame. Las me olla sinu tööriistad, las me olla seal soolaks ja valguseks ja õnnistuseks ja lootuseks sellest, et sina elad, sina tegutsed täna selles maailmas, kus me oleme, nendes olukordades, mitte ainult piiblis 2000 aastat tagasi, vaid täna meie eludes. Halleluuja! Jeesuse võimsal nimel me anname sulle kogu au ja kogu kiituse. Amen. Amen.